Huvitav küll. Kui sääsk või parm minu käe peale maandub, siis teeb ta seda ainult selleks, et hakata verd imema. Ta ei kõnni ringi nagu kärbes, kes järjekindlalt kõik kohad läbi uurib. Sääsk, nii kui maandub, lööb oma noka maasse ja hakkab imema. Nii et kui sa tunned, et keegi kõnnib mööda õlga, siis võid üsna kindel olla, et see ehk lihtsalt mõni kärbes on. Aga kui tunned valusat hammustamist, siis see ei ole enam kärbes. Siis viruta täiesti jõust, sest see enam keegi muu ei saa olla kui mõni vereimeja. Aga mis siis, kui on hoopis mesilane või herilane? Jah, siis ära igaks juhuks huupi viruta. Veendu enne, kes on ründaja. Aga kui hammustus on nii valus, et pole enam võimalik selgust võtta ega veenduda, kes see ründaja on, justkui iseenesest plaksatad kohale, kust valu tuleb. Nojah, polegi selget reeglit, kuidas sellises olukorras reageerida. Ja tegelikult mis vahet seal enam on? Nii kui nii olen juba ohver, torge on ära tehtud. Selliseid mõtteid veeretades oli Huko jõudnud oma matkal esimese järveni. Mõelda ei olnud siin midagi, riided seljast ja vette. Ta ujus otse üle järve. Paar minutit ja oligi teisel kaldal. See oli väike järv. Terve aeg, kui ta ujus, tiirutas üks parm tema pea kohal. Huko teadis küll, et ega see parm ujumise ajal tema peale istuda ei saa. Aga ikkagi oli ta tüütu, tiirutas pea kohal ja häiris vee nautimist. Kas siis selliste putukate meelest ongi elu mõte ainult verd imeda või tunnevad nad veel millestki rõõmu? Sellest ehk, et saavad rõõmu tantsu lüüa, lennates ümber oma ohvri. Mina ei tea, aga tundub küll, et ega sellel parmul mingit muud mõtet peas ei ole, kui et ainult saaks oma noka kuskile sisse lüüa. Mõtles Huko, kui oli veest välja tulnud. Puuk oli just ronimas mööda jalga ülespoole, kui Huko ta avastas. Tal oli sel suvel olnud juba üle 60 puugi. 7 tükki nendest olid jõudnud oma hambad sisse lüüa, enne kui Huko nad avastas. Ülejäänud alles otsisid kohta, kus ennast tankima hakata. Kõige rohkem oli Hukol korraga olnud 13 puuki, siis kui ta mõni nädal varem läbi paksu heina oli kõndinud. Õnneks ei olnud keegi neist veel ennast külge imenud. Huko jõudis nad kõik ennem avastada ja kokku noppida. Kuhu sa siis nüüd oma arust tahtsid minna? Mis mõtted sul küll olid? Kas juba hõiskasid rõõmust, et oled omale söögilaua leidnud? Arutles Huko, kui oli puugi sõrme peale võtnud ning laudadest ehitatud teele istunud, mis väikse rajana mätaste vahel lookles. Mis ma sinuga siis nüüd teen? Tegelikult peaksin sul laiaks litsuma või põlema panema, aga mul ei ole tikke. Nii et jääb ainult litsumise võimalus. Mul on sellest muidugi väga kahju, aga sinu tegudel võivad olla väga halvad tagajärjed. Vaata, kui palju sinusugused on kurja teinud. Varitsete igal sammul heina sees kõndijat, kujutate koledat ohtu, tekitate ainult kahju ja õnnetust. Sestap ei jää mul muud üle. Ja ise olete veel nii pisikesed, et vaevalt märgata. Aga teie teod võivad olla koletud ja palju on teid ka. Kas see ongi siis teie elu mõte? Jahite ohvrit, et haakida ennast tema külge. See ehk polegi veel kõige hullem,
aga pahatihti kannate endas kohutavaid haiguseid ja nakatate oma ohvreid, inimesi. Olen küll kuulnud jahmatavaid lugusid sellest, mida teinud olete. Mul endalgi on paar tuttavat, kes teie pärast kannatama on pidanud ja praegugi veel kannatavad. Seega ei ole mul mingit põhjust sulle armu anda, ega ka sinu sõpradele ja sugulastele. Aga Huko andis Puugile armu. Lasi ta nipsuga tihnikusse. Mitte sellepärast, et tal oleks hakanud Puugist kahju või hale. Ei, tal oli Puugi elust täiesti ükskõik. Tal lihtsalt ei olnud praegu tahtmist hakata Puuki laiaks litsuma. Ta tahtis edasi matkata. Nüüd jõudis Huko teise järveni. Siia ta sisse ei hüppa, sest siin pole sellist kohta, kust sisse hüpata, kuigi oleks tahtnud. Korraga märkas Huko jänest. Jänes astus samuti matkarajal nagu Huko, ainult et vastupidises suunas, ehk siis tuli Hukole otse vastu. Huko jäi seisma, aga jänes ei jäänud. Ta tuli kerge hüpleva sammuga otse Huko poole. Nii julget jänest poleks küll osanud arvata, et näen, mõtles Huko. Aga jänes oli tõesti julge. Ta jäi alles siis seisma, kui oli Hukost ainult paari meetri kaugusel. Vaatas siis Hukot kord ühe ja siis teise oma hiigelsuure silmaga. Ja ega jänes ise ka väike polnud. Erakordselt suur jänes. Võiks öelda, et hiidjänes. Vahest ehk sellepärast oligi nii julge, et ta nii suur oli. Arvas, et lööb vastast oma suurusega. Kui see hiigeljänes oli Hukot mõnda aega uurinud, otsustas ta edasi minna. Läks Hukost väikese kaarega mööda ning hüppas oma kerge jänesesammuga edasi, nagu poleks midagi olnudki, nagu poleks ta Hukot näinudki, nagu oleks ümber kännu läinud. Väga kummaline jänes, mõtles Huko. Minu teada on jänesed arad. Kust kohast see küll sellise julguse on võtnud? Võib-olla oli ta nii sügaval omades mõtetes, et lihtsalt ei märganud mind karta. Aga vahest ehk mõtles selle peale, mis on elu mõte. Mõtles võib-olla selle peale, et annab oma elule uue mõtte ja ei karda enam kedagi, vähemalt mitte matkajat. Aga võib-olla ta lihtsalt ei märganud mind. Ei märganud enne, kui minu ees seisis ja siis mõtles, et mis siin enam põgeneda. Põgenema oleksin pidanud ammu. Nüüd võtan südame rindu ja astun lihtsalt mööda. Aga Hukol õnnestus jänest isegi märkamatult filmida. Nüüd oli tal tõestusmaterjal olemas kohtumisest kartmatu jänesega metsateel. Huko jõudis 3. järveni. Siia ta samuti sisse ei hüppa. Sellepärast, et kui eelmise järve juures oleks veel võinud pingutada, siis siin pole üldse sellist kohta, kust sisse minna. Täiesti umbe kasvanud järv. Kits, mõtles Huko, kui nägi umbes 100 meetri kaugusel looma üle matkaraja minemas. Ei, see ei ole kits. Hunt, see on ju hunt. Hunt läks üle metsatee, jäi seisma ning vaatas Huko poole. Seejärel hakkas rahulikul sammul Huko suunas tulema. Mida ma nüüd siis teen?
mõtles Huko samal ajal raja kõrval kasvavaid puid uurides, et millise otsa võiks ronima hakata. Aga hunt tuli lähemale. Ta lihtsalt kõndis Huko poole, täpselt nagu see jänes, kes Hukole mõni aeg varem vastu oli tulnud. Kuid seekord Huko millegipärast ei tahtnud rahulikult ootama jääda, kuni hunt temani jõuab. Mis sellel loomal mõttes on? Mida ta plaanib? Arutles Huko. Mida ma peaksin nüüd tegema? Ja siis, kui hunt oli Hukost umbes 35 meetri kaugusel, köhatas Huko täiesti tahtmatult, justkui omamoodi kaitsetegevusena läheneva ohu vastu. Hunt jäi seisma, vaatas mõne hetke Hukot, keeras siis rajalt metsa ja läks lonkides oma teed. Mida see nüüd pidi tähendama? Kas see hunt mind üldse tähele pani, seni kuni köhatasin, mõtles Huko. Aga hirmu ma küll ei tundnud. Kas polnud siis aega hirmu tunda või ei märganud ma hirmu tunda või hoopis ei taibanud ma hirmu tunda? Aga hunti nähes peaks ju ometi hirmu tundma. See on suur vanaisane hunt, kes siin kandis süüa otsib, rääkis Hukole hiljem üks kohalik jahimees. Jah, võib-olla see ongi selle hundi elu mõte, süüa otsida. Aga kas siis ainult? Võib-olla meeldib talle samuti matkamine, nagu minule, mõtiskles Huko. Huko oli jõudnud 4. järveni. Siia ta hüppab sisse. See on tema lemmikjärv. Tavaliselt ujub ta siin vähemalt 1 ringi ümberi järve. Mitu ringi ma siis täna ujun? Arutles Huko. Ujuks 3 ringi. See on tänaseks just sobiv koormus. Ei, ujuks ikka 4. See on tänaseks veel parem koormus, otsustas Huko ning astus vette. Kas ujumine võiks olla elu mõte? Kaladele kindlasti on. Nemad ju ujuvad kogu aeg. Aga jah, kas see just nende elu mõte on? Ega neilgi vist suuremat mõttes pole, kui see, et kõht oleks täis. Aga see saab neile jälle tihtilugu saatuslikuks, sest mõned on veel, kes tahavad, et neil kõht täis oleks. Mõtles Huko, kui oli mõnusa ujumisrütmi kätte saanud ja tundis ennast nagu kala vees. Jah, ujumine on kindlasti üks osa sellest mõttest. Aga mis siis veel annavad elule mõtte? Noh, kindlasti matkamine, eneseteostus, eesmärgid, need on olulised asjad. Tundub, et elu mõte koosnebki mitmest detailist. Polegi seda ühte ja ainust. Üks asi toetab teist ja igal asjal on oma tähendus ja koht. Ja nii kokku ehk moodustubki mõte, elu mõte. Mul on selline tunne, et elu mõte on oskus olla see, kes sa tegelikult oled. Jõudis Huko arusaamisele, kui oli lõpetanud 6. ringi ümber järve.